Kas sa oled kunagi kuulnud ennast tihtipeale iseendale või kellelegi teisele ütlemas, et mul ei ole aega. Mul ei ole aega, mul ei ole energiat, ma ei saa sellega tegeleda. Kas sa oled märganud, et kui tihti ei ole aega ega energiat, ega jaksu, ega raha selleks, mis on päriselt oluline? Ja väga võimalik, et sa oled loonud endale ka hunniku igasuguseid lugusid, põhjendamaks ja selgitamaks seda, et miks mitte. Väga palju räägitakse sellest, et inimesel peavad olema prioriteedid, muidu mitte midagi tehtud ei saa. Nüüd üks teine asi, millest eriti palju ei räägita, mul on küll väga hea meel, et see on kuidagi viimastel aastatel eriti aktuaalseks muutunud ja kuidagi praegu pööratakse hästi-hästi palju tähelepanu emotsioonidele, emotsionaalsele teadlikkusele, inimeste vahelistele suhetele ja otse loomulikult siis ka psühholoogilistele mängudele, mida me nendes erinevates inimsuhetes läbi mängime. Ma tegelikult tahaksingi sellel teemal natuke pikemalt peatuda, mitte küll täna, aga tõenäoliselt järgnevates videotes, ehk siis kui sind vähegi kõnetab, siis like, subscribe ja teeme algust selle YouTube'i jagamisega. Igal juhul, kuhu läheb tähelepanu ja kuhu läheb energia? Suur osa meie tähelepanust ja energiast igapäevaselt läheb tegelikult mingisugusesse emotsionaalsesse draamasse. Kas siis sellesse, mida me loome iseenda sees, oma enda sisemaailmas, need samad lood ja stsenaariumid, mida me läbi mängime oma sisemaailmas, või siis inimsuhted. Küllap sa juba tead, et ka töövallas enamus probleeme taanduvad inimsuhetele. Ei tahaks tsiteerida küll ühte legendaarset meest, aga pole inimest, pole probleemi. Aga ometigi inimesteta me ei saa, sellepärast, et me oleme sotsiaalsed olendid ja keegi meist ei ole loodud olema üksik saar keset tulgumerd. Ehk siis emotsioonid, emotsionaalne draama ja psühholoogilised mängud. Üks osa on see, et mängud, mida me mängime iseendaga ja ma päris kindlasti tahan sulle teha eraldi video ja rääkida natuke lähemalt enda perspektiivi sellest, et kuidas me tegelikult loome oma enda lugudega endale kannatusi ja kuidas väga suur hulk nendest lugudest, mida me igapäevaselt iseendale räägime, tegelikult me taas loome neid oma argielus ja kust need tegelikult tulevad. Et tasub teada, kust need lood tulevad ja kust oleme me üle võtnud oma minapildi ja see annab võimaluse seda kõike muuta. Luua nii-öelda päriselt uus lugu, aga selline lugu, mida sa ka ise usud, mitte ei ole niimoodi, et usungi, et elu on raske ja läheb aina raskemaks, aga siis püüan vägisi sinna sisse pigistada mingisuguseid kerguse killukesi. Ehk siis vaatan peeglisse ja muudkui üritan endale korrutada, et kõik läheb hästi, kõik läheb paremaks ja ma olen nii õnnelik, aga tegelikult sisimas. Mul on niisugune kandev allhoovus, mis ütleb, et halb on, läheb hullemaks. Kust tuleb ja kuidas sellega toime tulla, selle jätame siis mõnda järgmisesse videosse, aga psühholoogilised mängud. Emotsionaalne draama, mida me mängime läbi koos teiste inimestega, ennekõike lähisuhetes, aga ka tööalaselt. Lihtne valem siin on tegelikult see, et kõik see, mida ei ole saanud lahendada meie esivanemad, selle võtame meie endaga päritolu perest, lapsepõlvekodust kaasa. Ja seda me hakkame lahendama või läbi mängima lähisuhetes ja ka sõprussuhetes ja kõik, mida me ka seal ära ei lahenda, siis selle me võtame endaga kaasa töökeskkonda. Mis tähendab seda, et tegelikult töökeskkonnas, kus me võiksime või vähemalt peaksime olema keskendunud mingisugustele tulemustele või eesmärkide saavutamisele, siis seal me kõige enam tegelikult tegeleme oma enda emotsionaalse draama ja traumade ja tähelepanu otsimisega, tähelepanu vajaduse rahuldamisega. Ja see on ka vast üks selliseid peamisi põhjuseid, miks me tegelikult elus ei edene, miks me tegelikult ei ehita midagi üles, miks meil ei jätku energiat ja muid ressursse, et luua, vaid miks me pidevalt kuidagi püsime elus, ulbime selles emotsionaalse draama meres, püüame kuidagi moodi ellu jääda, hakkama saada. Et emotsioonid. Et ühest küljest vast üks inimkonna suurimaid sõltuvusi ja teisalt emotsioonid kui erakordselt oluline sõnumitooja.
Emotsioon on sõnumitooja ja nüüd täpselt nagu sõnumitoojaga ei ole mõtet iga sõnumitoojat maha lasta või ukse taha jätta, ehk siis emotsioone ei ole mõtet alla suruda ega ka eitada või ümber rääkida. Et sõnum tuleb vastu võtta, aga nüüd on oluline, et sõnumi vastu võtmisele ja nüüd mis iganes tegevusele järgneks see paus. Ja kujuta ette, et kui sul tuleb postiljon ukse taha ja ta toob sulle mingi tähitud kirja, sa võtad selle vastu ja sa loed selle läbi ja selle sisu ei pruugi olla meeldiv. Aga sa ei lähe selle najalt, sa ei peksa Postimeest läbi ja sa ei lähe võib-olla kohe ka nagu selle sõnumi najalt, ma ei tea, sildu põletama ja külasid hukkama. Et see paus, kuidas luua see viide sinna vahele, sest et tavaliselt nii kui sõnumitooja, ja jällegi keegi paneb sõnumitooja teele, on ju, et kui sõnumitooja tuleb, siis tavaliselt me saame selle kirja kätte, me tihtipeale ei loe seda kirja isegi mitte läbi, vaid meile jääb midagi sealt silma ja siis me selle najalt kohe laks tegudesse. Ja siis me selle pealt hakkame looma samalaadseid kannatusi. Ehk siis tegelikult hakkame looma seda, mis toob uuesti selle sama postiljoni samalaadse kirjaga meie ukse taha, kas siis varem või hiljem. Ehk siis läheme kannatuste rattasse. Nüüd emotsioonidest räägitakse hästi mitut erinevat moodi, on väga palju erinevaid tehnikaid ja tavaliselt emotsioonid ja trauma, need kaks sõna kuidagi käivad alati käsikäes, emotsionaalsed traumad ja nendega tuleb tegeleda. Üks mitmest mudelist, mis on mulle endale väga-väga meeldinud ja mida ma tegelikult aastaid tagasi päris palju jagasin, et kunagi elu pakkus mulle võimaluse aasta aega 10ndikele koolis psühholoogiat õpetada ja üks suur osa, mida ma seal jagasin, oligi tegelikult draamakolmnurk, Karpmani draamakolmnurga mudel ja selle uuendatud variandid sellisel hästi lihtsustatud praktilisel igapäevasel viisil. Ja siis ma jagasin tegelikult seda mudelit mõnevõrra avalikult ka, aga tollal huvi selle vastu oli kuidagi tagasihoidlik. Tundus, et justkui kõigil inimestel on emotsioonide ja lähisuhetega väga hästi ja kellelgi ei ole vaja õppida paremini mõistma ohver, agressor, pääste dünaamikat. Tundub, et nüüd on teema taas aktuaalseks muutumas. Ja ma olen märganud, et vähemalt sellistes isiklikes konsultatsioonides ma toon seda mudelit üha rohkem sisse, selleks, et ilmestada mingisuguseid automaatseid triggereid ja käitumisviise ja ka seda, ennekõike seda, kuhu läheb sinu aeg, energia, tähelepanu ja tegelikult ka raha. Või siis vähemalt saamata jäänud raha, kuhu jääb raha, kust ei tule raha. Et psühholoogilised mängud, kui palju me oleme kaasatud alustuseks enese haletsusse või siis teistelt inimestelt läbi mingisuguse haletsuse tähelepanu saamisesse. Ja ma ütlen seda küll praegu hästi sirgjooneliselt, aga tegelikult ohvri roll. Ja mul vahepeal, ma olen lihtsalt nii väsinud sellest, et sest räägitakse nii palju sellest, on nagu nii palju räägitud, et ära ole ohvri rollis, astu sealt välja. Aga kuidas? Kuidas? No võta see osa endast vastu, aktsepteeri seda, okei, aga kuidas? Et meil on praktilisi oskuseid vaja. Me tihtipeale satume ohvri rolli tegelikult nendes kohtades, kus me ei oska teisiti. Need on need kohad, kus tasub olla endaga siuke heatahtlikult kaastundlik, aga mitte abitult haletsevalt kaastundlik. Et on empaatia ja palju parem on tegelikult. Nendes kohtades, kus me leiame ennast ohvri rollist, tuleb õppida olema empaatiline, vajadusel küsima abi ja olema ka avatud õppimisele. Okei, ma ei oska. Ma näen, et siin ma kogu aeg koperdan, kukun ja failin. Mul on abi vaja. Kas ma tean kedagi, kes teab, oskab ja saab mind aidata? Ehk siis ohvri roll. Me ei saa ilma selleta, me oleme kasvanud keskkonnas, kus meie esivanemad ei ole saanud on vähe neid, kes on täna täiskasvanud ja kelle vanemad on saanud pakkuda avatud konstruktiivset suhtemudelit. Vähesed meist on täna kasvanud üles kodudes, kus on räägitud asjadest nii, nagu need on olnud tõeliselt selline usaldav, aktsepteeriv, emotsionaalselt avatud keskkond. Väga tihti on ikkagi taustal neid manipulatiivseid mänge, on väga palju dissonantsid ja head nägu tegelikult ei ole kõik hästi. Ja
lapsed mudeldavad, ka meie oleme mudeldanud, mis tõttu on hästi oluline teada oma päritolu ja muuhulgas ka teada, millised on olnud need suhtemustrid päritolu peres. Veelgi olulisem on teada seda, et millised on olnud esivanemate lood, kaugemate esivanemate lood. Et sealt väga tihti joonistub väga hästi välja see, kuidas me ka täna, aastal 2025, justkui oleme kinni, ma ei tea, aastast 1900 elame samade põhimõtete järgi, mis aitasid meie kaugetel esivanematel seal ellu jääda ja mida nemad siis läbi lugude andsid edasi. Et meie vanemad on meile laias laastus edasi andnud selle, mille nemad on saanud enda vanematelt ja kunagi kauges minevikus need viisid ja lahendused toimisid. Nüüd, mis puudutab psühholoogilisi mänge, siis psühholoogiliste mängude selline ainus eesmärk on saada tähelepanu. Ja see on tegelikult üks meie võib-olla primaarsemaid baasvajadusi, millest taaskord mul tundub, et võiks rääkida natuke rohkem, sellepärast, et kui väike laps ei saa tähelepanu, siis ta sureb ära. Kui mitte keegi ei pööra imikule tähelepanu, siis ta lihtsalt sureb ära. Venemaal tehti kunagi mingisugune uurimus ja ma praegu, nüüd kus ma selle sisse tõin, tunnen, et ma oleks võinud selle kuidagi välja võtta ja viidata mingitele aastanumbritele ja meestele, on ju. Aga imikud, vastsündinud imikud jagati 2 ja ühtesid kenasti toideti ja puhastati, aga nad ei saanud mitte mingisugust füüsilist lähedust. Ja teiste eest hoolitseti siis tavapärasel moel, et see veeta emaga aega ja neid toideti ja puhastati samamoodi. Ja imikud, kes ei saanud füüsilist lähedust, puudutust, inimlikku soojust, kippusid ära surema ja seda katset enam ei korratud ilmselgetel põhjustel. Ehk siis me vajame tähelepanu. Ja kui väikesena, nüüd oleneb, siin on lihtsalt nii palju neid variante, milline oli sinu lapsepõlv ja kuidas see sinu jaoks on ennast välja mänginud, aga me vajame tähelepanu ja kui nüüd hästi objektiivselt vaadata sellist sotsiaalset tasandit, siis me näeme, et see mäng tähelepanu nimel on kohati nagu lausa vägivaldne, väga jõuline. Et tänapäeval ju ka, kui sind ei märgata justkui nagu tööalaselt, et kui sind ei märgata töötajana, kui tööandja ei märka sind töötajana, siis sa tööle ei saa ja sa oled nälga, sa ei ellu. Kui sa oled ettevõtja või siis persooni brändiga toimetad, siis kui su kliendid sind ei näe ja kui sa ei haagi nende tähelepanu ja tekita nende suvi, sa jääd jälle nälga. Lihtne. Jääd nälga, me teame, kuhu see välja viib. No tegelikult on see kõik palju keerulisem, aga mingid asjad on vahel hea taandada lihtsamale tasandile, et neid kuidagi hästi mustvalgelt edasi anda, et neid dünaamikaid ilmestada, et me vajame tähelepanu. Ja kui me seda tähelepanu ei oska konstruktiivselt ja edasiviivalt vastu võtta ega ka küsida, ehk siis väljendada oma enda vajadusi. See on see koht, kus sünnivad manipulatiivsed mängud. Kui ma ei oska näiteks oma kaasale otse välja öelda, et tead, ma praegu vajan, et sa võtaksid mind lihtsalt kaisu, silitaksid mu pead ja ütleksid, et kõik saab korda, sest mul oli lihtsalt nii raske päev ja mul ei ole vaja, et sa nagu lihtsalt ära lahenda midagi, ära anna mulle nõu, aga lihtsalt ole olemas minu jaoks. Kui seda ei saa öelda või siis seal taustal on, ma ei tea, hirm saada hüljatud või tõrjutud või kunagi on kas või see sama kaasa on lihtsalt öelnud, et kuule, et praegu ei saa või mul pole aega, on olnud hoolimatu, siis kuidas see tavaliselt hakkab väljenduma? Variant A on see, et kõige lihtsam asi, mida me lastena õppisime, on see, et jää haigeks. Kui me saime väikesena aru, et ainuke viis, kuidas me saame lähedaste inimeste, enne kõike vanemate tähelepanu, on läbi haige olemise, siis me hakkamegi olema väga haiged täiskasvanud. Me hakkame kas ise looma endal neid haiguseid või vigastusi, et looma neid olukordasid, kus me saame haiget lihtsalt selleks, et keegi tuleks ja hoiaks ja poputaks ja nunnutaks. Või siis pakuksime ise endale seda vajalikku hoolt. Et teine pool on see, et võib-olla kõige klassikalisem näide on see, et tuleb siis, oletame, et see sama naine tuleb koju ja ütleb, et kuule, sokid on laiali ja midagi sa pole teinud ja jälle ja sa jood õlut ja mul on nii raske, ma pean nüüd jälle hakkama koristama ja kõik on nagu minu õlul ja kes mind üldse hoiab ja tead nagu, sa ei tee üldse mitte midagi ja sind ei ole minu jaoks olemas. Ta saab tähelepanu, küll teise kvaliteediga. Võib-olla pöörame selle pildi nüüd ümber, on ju, et
mees, kes hädaldab, et naine ei tee piisavalt tihti kogu aeg õhtusöögiks, ma ei tea, kooke, on ju. Et kunagi sa ei tee ja näed, mul ema küpsetas ja eks ka küpsetas ja sina mulle kunagi kooke ei küpseta. Versus siis see, et mulle valmistaks väga suurt head meelt, kui sa vahetevahel küpsetaksid kooki. Ma tean, et see ei ole suurem asi küpsetaja, aga see tähendaks minu jaoks väga-väga palju. Mul oleks väga hea meel, et minu karikat täidab see, kui toit on oluline. Minu karikat täidab see, kui mulle valmistatakse hoolega toitu, ma tunnen, et sa niimoodi hoolid ja märkad ja armastad mind. Sest minu päritolu peres näiteks jagati hoolt ja armastust läbi ühise toidulaua ja minu ema küpsetas palju ja see on see, läbi mille siis jagati seal hoolt ja armastust. Et armastuse keeled on hoopis teine teema ja mine seda äkki kui mul hakkab kogu see värk meeldima, siis äkki me läheme sinna ka, aga tulles tagasi sellesse teemasse, et tähelepanu. Kõigi psühholoogiliste ohver, agressor, päästja dünaamikate taustal on mäng tähelepanu nimel. Mis tähendab seda, et kui me oskaksime seda tähelepanu, kui me saaksime aru, millist tähelepanu me vajame, vajadused, laias laastus, kui me teaksime oma enda vajadusi ja kui me oskaksime neid vabalt ja selgelt kommunikeerida, siis meil ei oleks vaja manipuleerida selleks, et need vajadused saaksid täidetud. Me ei peaks olema nii destruktiivsed ja me ei peaks tegelikult nii palju aega, energiat, tervist, tähelepanu, raha, kõike raiskama musta auku. Mis puudutab igasuguseid emotsionaalseid draamasid, siis suur osa tegelikult inimeste vahelistest konfliktidest, nii lähisuhetes, sõprussuhetes kui ka tööalaselt, on tegelikult, seal ei ole päris probleemi, see on emotsionaalne mäng. Keegi on halb, keegi on hea, keegi võtab kellegiga punti selleks, et kellegi vastu olla või kellegi poolt olla, tavaliselt kellegi vastu. Ehk siis tavaliselt keegi kusagil on alati see kurjam, nii lähisuhetes kui siis ka töö kontekstis, et emotsionaalselt vägivaldsed sõltuvuslikud suhted, jällegi me räägime sõltuvussuhetest, samas me võiksime tegelikult rääkida ka sõltuvusest mängust, sõltuvus emotsionaalsetest seisunditest, sellest tuttavast ja mugavast, see on ainus viis, kuidas ma saan tähelepanu, see on parem kui mitte midagi. Et kui ma jään üldse ilma tähelepanuta, ma lakkan olemast, kas või seegi, ükskõik mis, parem kui mitte midagi. Et igal juhul on erakordselt oluline silmas pidada seda, et emotsionaalsel draamal ei ole mitte mingisugust lahendust ega fookust. Need ei ole päris probleemid, need ei ole võimalik lahendada. Ja kui me räägime sellisest eskaleerunud emotsionaalsest draamast, kus lihtsalt otsitakse süüdlast ja näidatakse näpuga ja tegelikult kõik osapooled ei tunnista, et nad on sellesse panustanud, vähemalt draama tekkimisse, ei tule välja sellest emotsionaalselt eskaleerunud seisundist, siis seda probleemi lahendada ei olegi võimalik. Kui sa nüüd vaatad näiteks mingeid inimesi, kes on nagu väga-väga tugevalt emotsionaalselt laetud ja neil on tõsine konflikt ja eriti kui nad otsivad ainult süüdlast ja ma tahan sulle siinkohal tegelikult ära mainida, et süüdlase leidmine ei lahenda mitte ühtegi probleemi ära. Süüdlase karistamine tegelikult ka mitte. Süüdlase karistamine võib luua sellise näidispoomise, ehk siis vedastada teistele hästi selge sõnumi, et kui sa teed nii, siis sellel on tagajärjed, mis on ka omal kohal, aga see tegelikult ei muuda kuritegu olematuks ja tegelikult ei lahenda ka probleemi ega tegelikult sügavamal tasandil tegelikult ei takista või ei väldi ka selle probleemi kordumist tulevikus. Kuritegevus on hea näide ja disclaimerina ütlen kohe, et ma mitte mingisugusel moel ei propageeri kuritegevust ega ei ütle, et on okei teha ebainimlike inimeste vastaseid või tahtevastaseid tegusid. Aga vast üks tahtevastasem tegu, mida me teeme igapäevaselt, täiesti sisuliselt karistamatult iseenda teistega, on just nimelt psühholoogilised mängud, kuhu me kas laseme iseennast meelitada või siis meelitame teisi inimesi. Ohver, päästja, agressor, dünaamika on üks parimaid asju selle ilmestamiseks ja tänu sellele mudelile on väga hästi võimalik nähtavaks tuua ka need konfliktid, mida tegelikult seal ei ole lahendust. Sest et seal on ainult mäng tähelepanu nimel. Nii kui me otsime süüdlast, me ei lahenda probleemi. Nii kui on kellelgi vaja, et mul oleks õigus, me ei lahenda probleemi. Nii kui me vaatame, et keegi kolmas tuleks ja lahendaks probleemi meie eest ära, siis me ka ei lahenda probleemist, me ei võta üldse vastutust probleemi tekkimise ega selle olemuse eest. See on hästi oluline aspekt siin. Kui me räägime draama kolmnurgast, siis võti, päästik, ohver.
ma tahan kindlasti rääkida sulle nendest pikemalt ja lähemalt eraldi, aga võib-olla siia praegu selle esimese üldise video lõpetuseks tahaks põgusalt kuidagi selle nähtavaks tuua või jätta sinu jaoks kõlama, et ohvri roll ei ole midagi häbiväärset. Mul on tundunud, et läbi selle, et sellest on palju kuidagi räägitud ja seda on palju sildistatud, et ta on ohvri rollis ja ära ole ohvri rollis. No ära ole abitu. Et ma ei tea, saa hakkama, tule toime. Et ohvri roll on miski, millest ma ei ole kindel, kas me saame üldse päriselt kunagi vabaks ja kas me üldse peaksimegi sellest vabaks saama. Ja taaskord, kui ma räägin ohvri rollist, veel üks disclaimer, ma ei pea silmas siinkohal inimesi, kes on päriselt langenud mingi kuritöö ohvriks. Võimalik, et ka nendest dünaamikatest oleks põnev mingi hetk rääkida, aga praegu ma absoluutselt ei pea seda silmas. Ma pean silmas neid enesehaletsuse kohtasid. Vaene mina, teine tegi mulle liiga. Minuga juhtus midagi. Elu kogu aeg juhtub minuga. Ma muudkui teen oma parimaga, näed, mitte midagi ei õnnestu, kuidagi ei õnnestu. Kõik teised inimesed on ülekohtused ja halvad ja mina pean lihtsalt nende mängu mängima ja muidu ma ei saagi üldse hakkama. Seda. Ehk siis neid kohtasid, kus me tunneme ennast abituna, haletseme ennast, näitame näpuga kellegi teise suunas ja siis taas loome ja kordame seda mustrit erinevates suhetes või siis töövaldkonnas. Et igal juhul selleks, et olla ohver, on vaja midagi välist. Ja on olemas need sellised lühiajalised väiksed ohvrikohad, kus me kõik käime. Me kõik käime seal. On oluline sinna mitte kinni jääda. Et küsimus on nagu selles, et kas sa käid korra sellest enesehaletsusest läbi, eriti siis, kui on mingi kõrgendatud ootused ja asjad lähevad teistmoodi või siis ongi, keegi ongi võib-olla sul lihtsalt varba peale astunud või siis lihtsalt käitunud suga halvasti. Mis on ka täiesti eraldi teema. Alati ei pea olema sen ja nunju. Aga need enesehaletsuse kohad, vaene mina, abitu mina, ma ei saagi hakkama, ma ei tunne oma jõudu. Teine on halb. Nüüd selleks, et selles kohas olla, sest et seal on väga palju hüvesid ja nendest, see hüvede teema on ikka väga suur tükk, aga seal on väga palju hüvesid. Ja see võib olla ka ainus viis, kuidas keegi oskab tähelepanu küsida ja saada. Ja see on mudeldatud. See tuleb lapsepõlvest. See viis, kuidas see väljendub, võib olla erinev sellest, milline oli vanemate viis seda väljendada. Ehk siis see mäng energeetilisel tasandil või suksel emotsionaalse kannatuse tasandil on alati sama, aga rollid ja siis see selline setting ja osatäitjad võivad muutuda, et sellepärast me näemegi väga palju ka seda, et sõltuvuslikud suhted, et kui lihtsalt ühe partneriga lahku minna ja luua uus suhe, midagi seal vahepeal muutmata, siis see mäng kordub. Ja üldse, mille pealt me tegelikult resoneerume inimestega, on ju, trauma peale. Aga ohvri rollis on okei käia, oluline on sinna mitte kinni jääda ja see on väga isikliku vastutuse teekond. Isiklikust vastutusest räägitakse palju, tihtipeale ei räägita sellest, et mis need hüved on või kuidas see nagu käib. Et isiklik vastutus tähendab seda, et sina oled oma elu peategelane ja sina lood tegelikult ka need reeglid, mille järgi sina mängid ja sinu elus mängitakse. Ja seda mitte sellisest üleolevast või ülbest kohast, aga võib-olla kõige lihtsam näide on see, et sa õpetad ise teisi inimesi, kuidas on okei sind kohelda läbi selle, kuidas sa kohtled ise ennast. Kui sa ei tee välja sellest, kui teine inimene teeb sulle komplimente või kiidab sind, siis see läbi sinu tähelepanu niimoodi ei saa. Kui sa aga lähed kriitika peale tugevalt käima, siis sa näitad teisele inimesele, et see on see, kuidas saab sinu tähelepanu pälvida. Nüüd lähedased suhted ja pikaajalised koostööd on need, kus me tegelikult nii teadlikult kui alateadlikult, inimesed on erinevad, see toimib erinevalt, aga me õpime ära teise inimese nõrgad kohad, me teame, kuhu vajutada ja mida teha ja mida öelda või mida mitte teha või mida mitte öelda, selleks, et saada soovitud tulemit. Kui mina tahan sinu tähelepanu ja ma tean, et seda saab ainult läbi negatiivse, siis ma lähenengi sulle juba negatiivsega. Kõlab lihtsalt, on ju. Et kui me räägime agressorist, siis agressor tavaliselt, agressori rolli ma täiega tunnen, et tahaks kuidagi hoopis teise tahu alt tutvustada, sest et agressor tavaliselt on keegi, kes meelitatakse seda mängu mängima, sest ohver ei saa olla ohver, kui agressorit ei ole. Ei saa olla see nõrk ja hädine, kellele tehakse liiga, kui ei ole seda
üle elu suurust pahalast. Pahalane luuakse, see võib olla ka sündmus, mingisugune ametkond, ma ei tea, riik, koroona, mis iganes, aga tihtipeale on see ikkagi teine inimene, kõige käepärasem asi. Kõige käepärasem asi, pärast ka inimesed üle asjad, tegelikult ka. Aga teine inimene ja agressorid on tavaliselt inimesed, kellele meeldib, et neil oleks õigus, sest see loob kindla turvatunde. Ehk siis agressori puhul me hakkame vaatama varajasse lapsepõlve, hakkame vaatama, kus keskkond oli kas siis füüsiliselt või emotsionaalselt nii ebaturvaline, et ainus viis on nagu mul on õigus jäigalt, mul on õigus, mul peab jääma õigus. Ma pean saama kontrollida, juhtida teisi selleks, et mul oleks vähegi turvaline. Mis tähendab seda, et tegelikult ka selliste, kui me räägime koolikiusamisest, siis tegelikult kiusajate karistamine ei ole lahendus. Ja küll oleks äge, kui kuidagi ka selles vallas tekiks rohkem teadlikkust selle osas. Et karistus ei ole lahendus, eriti kui me räägime lastest ja sellest, et nad vajavad tähelepanu ja nad ei oska seda teistmoodi küsida. Et agressor tavaliselt satub mängu ja tavaliselt agressor on see, kes lõpetab ka ohvrina mingil hetkel ja tavaliselt ohver on ka see, kes mingi hetk vähemalt on agressor. Aga seda ohver-agressori mängu kahekesi väga pikalt mängida ei saa, sest see pinge läheb liiga suureks. Ja füüsiliselt siiski teineteisele liiga teha ei tohi. Ja nii tavaliselt kaasatakse sinna need pehmendavad buffer-elemendid. Sõbrad, vanemad, kolleegid, teised inimesed, vahetevahel ka mingisugune institutsioon või ka suurte sotsiaalsete konfliktide puhul teine riik sobib ka. Sõdade puhul me näeme seda hästi, on ju. Vaene mina, mulle tehakse liiga. Ta on nii suur ja nii jõuline, tule ja toeta mind. Tule loo minuga liit. See on see, kus tuleb mängu päästja. Ehk siis päästja tavaliselt tuleb mängu siis, kui on vaja ohvrit päästada ja kui vähemalt subjektiivselt tundub, et jõudude vahekord on liiga tasakaalust väljas. Ehk siis, et pahalane on liiga suur ja liiga jõuline ja ohver on juba nii läbi pekstud ja nii siruli maas, et ta ei saagi hakkama. Et päästja roll selles kolmnurgas, tegelikult ma ütlen ennatlikult, et on olemas ka veel 4. selline positsioon või roll, aga ma räägin nendest sulle tõenäoliselt veel, sest see tundub olevat oluline, mulle millegipärast tundub, et ka äkki ühiskondlikult nüüd juba piisavalt akuutne teema, et sellest rääkida rohkem. Päästjal on kõige rohkem hüvesid selles ja päästja on tegelikult see, kes kõige rohkem oma ressursse viib kuhugi mujale. Ehk siis päästja, ja seal on peidus enesetähtsus ja küllaltki oluline enesetähtsus ja väga tihti ka lapsepõlve dünaamikat, et ei oskagi teisiti. Et ma olen oluline, väärtuslik ainult siis, kui ma võib-olla lahendasin oma vanemate konflikte või olin kuskil see buffer seal vahepeal. Et päästja on tavaliselt see, kes viib väga suure hulga oma ajast, energiast, rahast, tähelepanust, kõigest kuhugi mujale. Ja ta viib need mitte sinna, kus need loovad enamat, vaid üritab sellega päästada ohvrit, kes tegelikult tahabki jääda ohvriks. Ehk siis päästja võib nagu sisuliselt aastaid oma elust, rääkimata siis muudest ressurssidest, kulutada kellegi päästmisele, kes tegelikult ise tahab ära uppuda. Kes tegelikult nagu, et sa muud ei tee, kui nagu ehitad laevu ja üritad välja sikutada kusagilt, ma ei tea, basseinist kedagi, kes lihtsalt tahabki seal ulpida, karjuda appi, et kõik teda märkaksid. Et päästja rollis me kõige rohkem kulutame oma enda aega ja energiat kellegi teise emotsionaalse draama lahendamisele või siis selleks emotsionaalseks konteineriks olemisele. Ma olen tihti kasutanud sellist enda distsiplineerimisel natuke tugevamat kujundit, ehk siis selline toksiliste jäätmete konteiner. Et ei tasu olla toksiliste jäätmete konteineriks teistele. Kui keegi tuleb ja hakkab pakkuma sulle oma emotsionaalset prügi, siis tea, et nii kui sa lased tal selle prügikoti tõsta enda tuppa, siis sina oled see, kes peab selle prügikotiga midagi peale hakkama. Ja selle prügi sorteerimine ja utiliseerimine on aja, energia ja muude ressurssidega raha kulukas. Et kui keegi teine tuleb koputama sulle ukse peale oma emotsionaalse prügiga, siis sa võid öelda, et prügi ukse taga ja kui lahkud, võtad prügi kaasa. Või siis sa võid juhendada, kuidas teine
saab seda prügi sorteerida. Ehk siis ma tahan öelda, et minu sõnum siin ei ole see, et kui su sõber on hädas, saada ta pikalt, aga tasub väga eristada neid inimesi, kes otsivad sind lihtsalt selleks, et halada, hädaldada ja vinguda. Nendest, kes tegelikult vajavad abi ja küsivad abi ja kes on selles samas kohas, et kuule, hei, ma ei oska. Ma ei näe kõrvalt, mis toimub. Ma ei tea, ma vaja mingit kohta, kus ma saan asjad selgeks rääkida. Aga ma olen orienteeritud lahendusele ja isegi siis, kui ma praegu ei jaksa, ma tean, et ühel hetkel ma jaksa, ma tõusen püsti, ma liigun edasi, kas oleksid nõus mind toetama seni, kuni ma üksi ei jaksa. See on hoopis teine koht. Kui ohvrina, nii kui me oleme ohvri rollis, enesehaletsus on erakordselt sügav must auk, kuhu kaob meie enda aeg, energia, tähelepanu. Ja siin on hästi tihti see seos on ikkagi niimoodi, et kas tuleb siis mingisugune kuller on ju, või mingisugune väline trigger, mis läheb millegi pihta ja siis tekib see emotsionaalne reaktsioon ja siis me loome sinna mingisuguse loo, mingisuguse stsenaariumi ja siis me hakkame seda toitma ja ketrama ja võimendama ja siis me lihtsalt ei jaksagi enam mitte midagi. Ja siis ainus asi, millega me tegeleme, on tegelikult selle nii-öelda oma sisemaailmas mingisuguse enda loodud emotsionaalse kannatuse läbitöötamisega. Ja oleneb nüüd, kui hästi sul see jäätmejaam töötab, siis lähtuvalt sellest nii kiiresti sa sellest taastuda, on ju. Aga teine variant on see, et ma usun, et sa oled kogenud seda, et mõtle hommikul üks kehv mõte ja siis sinna läheb kohe emotsioon taha ja siis see mõjutab su füüsilist seisundit ja see mõjutab su elulisi valikuid. Ma ei tea, mõtlesin ühe rõske mõtte hommikul, see rikkus kogu mu tuju ära, siis ma läksin ja sõin lohutustoitu, mis läheb kokku mu seisundiga ja palju õnne. Ja siis, mida raskemaks läheb, seda rohkem hakkan nagu tegema raskeid valikuid, neid, mis loovad raskust juurde. Et üks asi, mida ma olen palju rääkinud, on see, et raskust lisades kergemaks ei lähe. Küll aga kasvatab jõudu ja tulevikus on selle võrra kergem. Aga ohvri roll. Sisuliselt kaotan energiat oma enda abitusse, enesehaletsusse ja agressor. Mis sa arvad, kuhu agressor energia läheb? Valdavalt teiste kontrollimisele ja enda õigsuse tõestamisele. Aga muuhulgas ka nii päästja kui ka ohvriga kaasnevale mürale. Ehk siis kogu selle välise müraga tegelemisele. Ja kui nüüd sulle praegu tundub, et kuule, asi on päris lootusetus, tegelikult ei ole. Et on olemas väga palju erinevaid viise, kuidas sellest mängust välja astuda või üldse, kuidas sellesse mängu mitte sattuda. Ja tegelikult on päris palju selliseid häid suuna ja teeviitasid, kuidas seda mängu ära tunda. Esimene märk või esimene võib-olla kõige olulisem samm ongi see, et ära tunda, et kuule, ma ei ole kuidagi nendest mängudest eraldi seisev. Et läbi selle, et ma loon inimestega ühendusi, ma tegelikult ühel või teisel moel puutun enda mängudega kokku. Ja et mul on olemas valikuvõimalus, ma saan valida, kas ma tahan saada kaasatud teiste psühholoogilistesse mängudesse või siis ma ikkagi loon ühendusi, aga selgelt kommunikeerin seda, millistel tingimustel olen mina valmis mängima. Ehk siis avatus, ausus, me räägime asjadest nii nagu on, kui sulle ei meeldi midagi, ma ei tea, töö kontekstis võib-olla, et kui sul on mingid pretensioone, näiteks minu juhtimisstiili osas, siis sa mitte ei lähe kaebama oma, ma ei tea, kolleegile või raamatupidajale, vaid sa tuled ja ütled selle otse mulle välja, selleks on oma aeg ja oma ruum ja oma koht ja oma viis. Et ei ole niimoodi, et lihtsalt lased eskaleeruda, viid punasesse ja siis nagu õõnestad tervet ettevõtet. Et lähisuhetes sama lugu, et see selline avatud suhtluskommunikatsioon, selleks on väga palju erinevaid tehnikaid ja lähenemisi. Aga igal juhul, kuhu läheb sinu tähelepanu, sinu energia? Ja see, mis ma tahaksin praegu sinu jaoks kõlama jätta, on võib-olla selline suurem küsimus, et kui sa täna tunned, et sa ei ehita ja ei loo midagi, et sulle jätku olulisi ressursse, et kas siis inimsuhetes või tööalaselt midagi looma hakata, midagi päriselt üles ehitada, siis pööra natuke rohkem teadlikult tähelepanu sellele, et millega on tegelikult sisustatud sinu argipäevad. Kuhu läheb sinu tähelepanu, kui kerge on su tähelepanu pälvida ja köita igasuguste kas ühiskondlike draamade või isiklike mingite teiste inimeste elus toimuvaga. Et kui palju
tegelikult kulub sinu aega ja tähelepanu millelegi välisele mürale. Kui palju oled sa see tüüp, kellele sõbrad helistavad ja siis nagu kurdavad oma, ma ei tea, rasket saatust või ma ei tea seda, kui halb ülemus on või kuidas, ma ei tea, hinnad toidupoes on jälle tõusnud. Et kuidas sa jääd, kas sa jääd sinna mitmeks tunniks telefoni otsa? Kui kergesti oled sina kaasatav töökeskkonnas, klatši, kõmusse, hädaldamisesse, kui kergekäeliselt püüad sa tõtata päästma kõiki neid, kes lihtsalt hädaldavad ja vinguvad? Ja ma ütleksin, et see võiks olla vast elu muutev vaatenurk, et kui sa valid seda kuidagi teadlikult vaatlema hakata, siis võimalik, et midagi muud ei olegi vaja. Et kui sa juba näed, et oota, kus ma olen, mida ma teen ja kuidas ma sinna satun, siis sellest piisab selleks, et astuda kõrvale ja edasi tulevikus öelda ei aitäh, kui keegi tuleb sind kutsuma sellist mängu mängima. Aga oluline on siis mitte vältida inimesi, mitte eraldada ennast mängust, vaid hakata looma ka sulle sobivat, edasiviivat ja loovat mängu. Ja siis sellest lähtuvalt hakata mängima selliseid konstruktiivseid ja loovaid mänge nii suhetes kui ka tööalaselt. Ja kuidas seda kõike teha, siis tegelikult kõigest sellest tahakski sulle ka edaspidi natuke lähemalt rääkida, mis tähendab seda, et kui miski sind nüüd kõnetas, siis oled täiega teretulnud liituma ja tahan rääkida natuke lähemalt edaspidi sellises vabas formaadis nii suhetest, sellisest teadlikumast lähenemisest ettevõtlusele, enesearengust ja tegelikult päriselt ka päris asjadest sellest, mis toimub meid ümbritsevas maailmas. Nii et kui vähegi kõnetab, siis hoia silm peale ja varsti näeme.